Tšau, mul on siin kilo kohupiima ja ma kavatsen sellest kohupiimast teha kohupiimavormi. Ja konkreetselt selles kohupiimavormis me ei kasuta ei küpsetuspulbrit ega ka mitte jahu. Konkreetselt selle kohupiimavormi õhulisuse tagavad hästi klopitud munavalged. Aga nüüd me lisame siia suhkrut umbes nii 10–12 supilusikatäit. Suhkrudoos sai kohe veidi kergemaks. Ja nüüd lisame siia veidi ka vaniljesuhkrut. Hea on, kui on. Ja lisame siia sisse ka näpuotsatäie soola. Ja nüüd lisame sellele kohupiimale ka hapukoore. Mul on külmkappi tekkinud 2 poolikut hapukoort. Ma panen kõigepealt need ära. Ja nüüd teine poolik hapukoorepakk. No selle kilo kohupiima kohta võiks olla umbes mingi 360 või 370 või päris 400 ehk ei ole vaja, et siin sees on 360 grammi hapukoort. Ma panen terve selle jao ära. Ja nüüd ma segan selle kõik kõigepealt lusikaga segamini. Me ei kasuta selle kohupiimavormi sees ei jahu ega ka mitte küpsetuspulbrit, aga me kasutame tärklist. Soovitan kasutada maisitärklist, sest maisitärklis kannatab kuumtöötlemist palju paremini kui kartulitärklis ja maisitärklisega küpsetades jääb konsistents selline siidine ja sile. Ja me võiksime selle kilo kohupiima kohta panna umbes nii 3,5–4 supilusikatäit maisitärklist. Mul on nad kuhjaga, siis kui on kuhjaga lusika, siis ma arvan, et 3 lusikast piisab. Ja nüüd ma segan selle kõik segamini. Ja nüüd on järg munade käes. Selle kilo kohupiima kohta võiks minna umbes nii 5–6 munakollast, et me eraldame munavalged munakollastest. Kõigepealt ma segan need munakollased siin käsitsi segamini. Seejärel ma klopin munavalged tugevaks vahuks ja pärast seda ma lasen selle kohupiima segu ka veel igaks juhuks vispliga üle. Ja nüüd on aeg kanamunavalged ära vahustada. Teate, see munavalge on mul juba tugevaks vahuks klopitud, ta ei kuku välja. Aga ma unustasin öelda, et kui hakkate munavalget kloppima, siis võite see lisada ka törtsukese soola. Te tõesti ei pea seda tegema, aga kui soovite, siis võite siia munavalgele ka veel veidikene suhkrut lisada. Uskumatu mina. Ma jätsin suhkru lisamata. Kas mu alateadvus otsustas hakata dieeti pidama või? Väga huvitav. Kuna ma jätsin enne selle näputäie soola ja tilgakese suhkrut seal lisamata, siis nüüd ma vispeldan selle veel üle. No nüüd on küll munavalge korralikult vahtu löödud, aga ma vispeldan selle segu ka veel läbi. See kõik näeb välja juba üsna hea. Ma panen nüüd selle munavalge siia kohupiima segul hulka ja segan selle kõik kergelt segamini. Kõik on uskumatult ilus, aga nüüd läheb see kohupiimavorm siia plaadile. Midagi nii head ma ei ole juba ammu küpsetanud, aga ma jään selle kohupiimavormi ilusti laiali. Kohupiimavormi pind on enam-vähem tasandatud ja nüüd ma panen selle kohupiimavormi 175 kraadi juurde ahju nii umbes 35–40 minutiks küpsema. Minu õhuline kohupiimavorm sai nüüd ahjus valmis, aga välja ma seda veel võtta ei saa. Ma lülitasin ahju välja, aga vormi ma välja võtta ei saa, sest see peab ahjus sees maha jahtuma.
Minu kohupiima vormikene jäi ahju pisut kauemaks kui tegelikult vaja. Aga ma usun, et ta maitseb sellegi poolest väga hästi. Milline vorm, selline vorm. Kui oleks teinud väiksemas nõus, siis oleks ta paksem olnud. Minul oli suur ahjuplaat, sellepärast on see nii õhuke nagu on. Seda vormi sobib süüa niisama või siis kisselliga, marjade ja hapukoorega, keedisega, millega iganes. Maitseb väga hästi. Eks neid kohupiima vorme ole veel teisigi. Aga täna ma tahtsin seda kohupiima vormi teha. No, neid kohupiima vormide retsepte on päris palju ja ma usun, et ma kunagi teen ka teistsuguste retseptide järgi. Head isu minule ja elu maitseb magusalt. Tšau!